Järgmiseks päevakorrapunktiks number 13 on selline huvitav sõnastus nagu linnapea pöördumine. Et palun. Ma tulen siis tagasi selle skulptuuri juurde, mis täna istungi alguses leidis tutvustamist, mis on väga hea. Skulptuuride vastu ei ole meil mitte midagi, ütlen kohe selle ära, aga lihtsalt mina näen, et kui linnaruumi siis midagi tehakse uut, siis peab see kaasama laiapõhjalise arutelu. Et kui maakomisjonis tutvustati ringristmiku projekti, siis kultuurist ei mainitud sõnakestki, tegelikult oleks võinud seal juba seda rääkida. Et selle skulptuuri maksumus on kokku idee, kavand ja tehniline projekt 1735 euri ja skulptuuri valmistamise maksumus on 9950 euri. Selline informatsioon. Kulud seisuga siis 14 mai, mis on juba ära tehtud, on seesama idee, kavand ja tehniline projekt 1735 eurot. Ja skulptuuri valmistamiseks on kulunud 43 euri, ehk siis materjali midagi soetatud ei ole, et ei ole kulutatud rohkem raha. Ja minu ettepanek on maa- ja keskkonnakomisjonile võtta see aruteluks, et kas teha skulptuuri, kas teha ta ringristmikule või paigaldada ta kuskile linnaruumi, et kaasata spetsialistid ja toimub sisuline arutelu. Nii, see on see. Mul on nagu 2 teemat veel, et ma ei tea, kas ma... Kas need järgmised teemad haakuvad sellega? Ei haaku, aga küsime siis selle teema kohta, et kas on küsimusi Rein Kulesul? Või vabandust? Mul nüüd lill oli ees, ma mina soovitaksin küll, mina soovitaksin selle risti ikkagi teha esinduslikult välja, sellepärast see on Elva sissesõit, sealt jääb mingi sümboolika inimesele meelde, ta tuleb korrektne suhteliselt ja kui me jätame jälle poolikuks asjad niimoodi, et ütleme, teeme sinna ainult haljastuse, siis pärast mõtleme midagi juurde, siis nagu ma ise enda nahal olen kogenud, see, mis algul mõtled ja mis lõpuni teed, see saab tehtud, aga mis sa pärast harjud ära, siis jääbki ta võib-olla niimoodi üks väga hea koht, kus Elva sümboolikat just välja tuua. See on minu isiklik arvamus. Aitäh, Kadri Kõuban. Mina tahaks öelda seda, et iseenesest see käbi on vahva ja tundub, et need inimesed, kes sellega tegelevad, on teinud selle südamega. Minu jaoks on ainult üks mure, ehk siis me saime seda teada kõik kuidagi juhuslikult. See ei läbinud, nagu ka linnapea ütles, mingisugust suuremat arutelu, kas see peaks olema, kus see peaks olema ja olles küll lühikese volikogu staažiga, siis 12 000 eurot on siiski olnud meil väga suure tähtsusega raha. Ja ma tahaksin uurida, kes või mis otsustas, kas ainuisikuliselt, 2, 3, 7, et see raha eraldus tehakse ja et just selline käbi sinna sünnib. Et see on ainukene tähelepanek, et iseenesest asi on vahva ja see, mis see sinilinnu kõrval see ajutine on, ma arvan, kõikidele südamesse läinud, et asi on üldse idees, asi ei ole käbis, asi on põhimõttes. Küsimus ma palun minule või? Jah, näiteks. Et endise linnapeana siis võin öelda selle käbi saagast või seda saatust nii palju, et linnamaasosakonna Moonika Kuus on meil haljastuspetsialist. Linnaaednik. Temale sai ülesanne antud selle ringristmiku nii-öelda kujundamine ja ma ei saa küll öelda, et nüüd on see järjekordselt 2 mehe otsustatud, et linnamajandusosakond, seal oli kõrgema kunstikooli inimesi, nagu te nägite, nemad olid kaasatud ja nemad ei otsusta ju raha. Otsustasid linnavalitsuse liikmed.
Marika Saar, Toomas Järve, Kalev Kepp ja Alo Rebane, Eiki Anden oli tookord, kui otsustati puhkusel. 4 inimest otsustasid. Keegi peab otsustama. Aga volikogu otsustab ikka nii, et kõigepealt käiakse volikogu ette ja siis otsustab. Teatavasti on teatud pädevused antud linnavalitsusele otsustamiseks. Nii see otsustasid volikogu otsustas 200 000. Las Toomas lõpetab ära. Ma lõpetan, ma juttu ära, sest sa võid rääkida, mis tahad. Et volikogu on andnud ja KOKS on andnud linnavalitsusele teatud pädevuse. Ja kui linnavolikogu tahab hakata linna juhtima, ise otse juhtima, siis vaatame, mis siis lõpuks välja tuleb. No, loodame siis näha. Peeter Laasik. Tahaks ka öelda seda, et kui arengukava komisjonis meil mingi 2 aastat tagasi, siis me arutasime ka, et seal ka erinevad kunstnikud ja Elva linnaga seotud selle valdkonna inimesed nii edasi, et mis on Elva linna, võiks olla sümboliks nii edasi ja tõesti mina ütlesin seal ka, et nagu Rein mainis, et võiks olla mäng, ega käbi on mängi juures, et selles mõttes ma arvan, et see kõik on väga hea, iseenesest mäng ja käbi sümbolina nii edasi. Aga ma tahaks näha sellist asja, et kui tõesti võtta Elva linna sümboliks või selliseks meeneks, mida siin ka kunstik välja pakkus, et ta on tulevikus võib-olla Elva linna üks asju, mida kingitakse teistele linnadele, mida iganes, siis mina saan aru, et selline arutelu võiks olla näiteks kas siis kultuurikomisjonis edasi, et see ei oleks mitte üks kord projekt, et ütleme nii, et käbi on ühes kohas ja siis näiteks ütleme, ma ei tea, mingisugune tuulelipp on teises kohas ja nii edasi, et kui sellist asja otsustada ja sellist teha, et tõesti mäng ja käbi on Elva linna sümbolid ja neid hakkame siin tegema, siis tuleb selline otsus teha, linnarahvaga läbi rääkida ja seda otsustada minna. Ma arvan, et see käbi iseenesest on võib-olla hea asi. Jah, aga kuidas see protsess on selle kunstilise poole pealt käinud, ma näen seda, et see ei ole nagu väga hästi käinud, et oleks pidanud selle kultuurikomisjoniga läbi rääkima ja sellise otsuse vastu võtta. Ja siis edasi minema, jah, niimoodi. Ja teine pool muidugi on ka see, et ikkagi tõesti see eelarves kajastamine, et mina ei ole selleks komisjonis ja maakomisjonis, ega maakomisjoni liikmetel on raske otsustada, kui seal ei ole seda selgesõnaliselt öeldud ja see on skulptuur ja nii edasi. Kui ta tead rea peal, mis on teiste nimetustega, mille poolt sa hääletad, sa ei teagi, mille poolt sa hääletad. Et need on need 2 momenti, mis kogu selle protsessi juures nagu häirivad. Aga iseenesest ma ütlen positiivselt, et see käbi oli selline otsus, hea, mulle meeldib, aga üks see on minu jaoks probleem, et kas see ikkagi see liiklusohutuse seisukohalt, mis siin need argumendid öeldi, et kas see on ikka nagu hästi läbi mõeldud. Ma ei tea, ma arvan, et peaks rääkima liiklusspetsialistidega veel kord selle momendi üle, et hea asi ei satuks valesse kohta. Mina ei tea seda, kas see on õige koht, aga peaks seda rahti rääkima. Linnapea ettepanek, ma sain aru, et ongi, et see viidaks maakomisjoni arutelu, et ma ei tea, kas Reina Abel oskab öelda, kas seda on arutatud maakomisjoni? Jah, informeeriti üle-eelmise keskkonnakomisjoni koosolekul oli kas Heiki või Kalev Kepp, ma ei mäleta isegi, kumb informeeris sellest. Maksumusest tõesti ei olnud juttu, aga sellest, et see tuleb sinna, sellest oli juttu meil komisjoni. Fred oli minu arust. Ei toona ei olnud. Et tegelikult juhtis sellele tähelepanu ka Tartumaa kõrgema kunstikooli siis kultuuriosakonna juhataja ise, et võib-olla selliseid asju siis avalikule arutelule üritada nagu rohkem suunata, et miks mitte, et panna üles ja vaadata, mis inimesed arvavad, et maakomisjon on kindlasti koht, mis selle asja peaks nagu üle vaatama, et mis puudutab seda maksumust, siis minu meelest on nagu ka, et natukene väirid on nagu see, et kui käia spordi kultuurikomisjonis ja endises siis spordi kultuurikomisjonis, kus arutatakse siis rahastuste üle, mis puudutab teatud huvigruppide või kollektiivide rahastamist, siis käib hääletamine, et kas me maksame see aasta 75 euro asemel 100 eurot või vähendame 100 eurot 80 euro peale, et me hääletame nagu seal spordi või hääletasime nagu asju, mille väärtus oli 20-30 eurot, võib-olla 50 eurot. Ja käis nagu suured vaidlused, ja siis järsku leitakse nagu 12 000 eurot, et tõesti need otsused, et loomulikult on linnavalitsusel nagu see pädevus nagu Toomas Järve just tähelepanu olemas, aga võib-olla see rahade paigutus tihtilugu võiks siis komisjoni ikkagi läbida.
ma oleks ettepanek kah, et tõesti, et võib-olla käbist kujunebki Elva linna sümbol, aga lisaks maakomisjoni võib-olla kultuurikomisjon ka arutaks. Et tõesti sisuliselt läbi arutada ja et oleks see mõte selge, ma ei tea, 2 korda või 3 korda ja Facebookis arutada ja inimestega suhelda. Et tõesti, võib-olla on poole aasta või tõdemus, et käbi on Elva linna sümbol. Okei, aga kui on läbi arutatud, siis on ju hästi. Teemast nii palju kui sümbolist, et kui see 2013 me seda metsa peal me siin tegime, siis tegelikult see arutelu käiski selle üle, et Männi käbi ja see oli juba arutelul, ütleme, erinevates ringkondades ja sealt see ideega tuli kunstikooliga. Ja siis arutati ka seda, mida Evelin siin märgusõnaks tõi, et sellest käbiks võiks kujuneda ka meened. Aga see ei arenenud edasi, ma ei tea, mis iganes tõttu, kes selle meenega pidi nagu edasi liikuma ja mis kujul see meene, küll aga tean, et kas oli see Elva puhkepiirkonda. Sellel on sümbol käbi ju. Küll natuke teises kujus, see ei ole nüüd päris see, midagi nagu on olemas ja mina toetaks ka ikkagi seda käbi, sest ega siiski, kui meie selle käbiga sinna sininente tulime, oli ka arutelu, kas ta sobiks ja mis kõik, aga nagu Annegi ütles, rahvas kiitis selle põhimõtteliselt heaks ja seda käbi teemat võiks arendada, kui seni kui pole paremat tulnud. Absoluutselt, aga tuleski jõutas sellele otsuseni, et jah, ta ongi, et nad ütles, et kuskil on jäänud pidama, ehk siis sealt peaks edasi minema. Aare Anderson, palun. Et kindlasti on selles suhtes tasub nagu arutada, et häid mõtteid tuleb sinna võib-olla juurde, et ega ei pruugi olla ainult üks ainus sümbol, nüüd ka mitu ja erinevaid ideid, et kuidas üleüldse seda linna sümboolikat ja visuaalset identiteeti nagu kujundada, et seda tööd me kindlasti oleme valmis nagu kõik koos tegema. Aga selles mõttes mina toetan ka Eeva ideed, et seda igal juhul arutada, et ta võib-olla tundub, et ta ei ole nagu väga suur element, eks ole, ma mõtlen seda käib paigaldamist sinna. Ja eks kõik ideed on sündinud alati ikka parimate kavatsustega, et tahetakse parimat ja mõeldakse välja ja kunstnikud teevad tööd aga samas meil on siin ka varasemast näiteid, et kui see sama park, eks ole, kus oli ka tõenäoliselt siiralt taheti parimat, eks ole, ja arhitekt tegi ja pakkus oma nägemise välja, aga pärast tuli kriitikat palju. Et see oli võib-olla mõnes mõttes ka niisugune nagu ebaõiglane kriitika tegijatele, mis tundud, aga tegelikult asi oligi selles, et ta oli jälle võib-olla laiemalt läbi arutamata, et see, mis on nagu avalikus linnaruumis, linn on selline kompaktne koht, et see on mõnikord päris hell teema ja me isegi oska seda kunagi ette aimata, mida linnarahvas arvata ühe või teise idee peale, et autorile tunduda väga hea, eks ole, aga linnarahvas arvab teistmoodi, et siis on meil see eesmärk, mida tegelikult tahame, et teeme tored asja, äged asja, kõigil hea meel, aga siis on tegelikult tuleb nagu kriitikat ja palju õiendamist ja lõpuks sellest heast asjast saab midagi muud. Et see mina soovitan ka kindlasti arutada tõsiselt ja vaadata, mis relatsioonid tulevad ja siis me saame nagu kindla peale minna välja. Kuigi mõnes mõttes on muidugi taolised teemad alati ka maitse küsimus, et ühele meeldib ja teisele meeldib. Aitäh, Rika. Aga võiglikult, et oleks niisugune mõte, et püüaks selle arutelu kuidagi kiirendatud tempos. Muidu, kui ma neid ametnike arutamisi tean, siis järgmised kevadeks saame võib-olla ta mingi lahendus, et võiks kuidagi kiirendatud korras seda teha. Kas Eva Kamps linnapea oskad sa öelda, kas on jutt olnud sellest, et kui kiiresti see ehitusprotsess on nagu kulgeb, kas on meil võimalus seda nii-öelda komisjoni suunata, et ma saan aru, et on komisjoni koosolek? Jah, ma olen rääkinud, põhimõtteliselt keskkonnakomisjoniga on nii, et eks mul oli seal oma uusi liikmekandidaate ka, et see jäi täna protseduuristel põhjustel ära, need ehitame, aga ma nii palju, kui ma siis nende vanade liikmete ja muude kandidaatidega rääkisin, on see koosolek esmaspäeval kell 5. Et ühesõnaga me oleme täna reebel, et me jõuame nagu siis kindlasti nagu seda arutada, eks? Fred Kotsal. Ma tahtsin Reinule oponeerida kohe, et ma seda tihtipeale küll ei tee, aga nagu Anne Rudanovski ütles esimese punkti eel, et tegemist võib olla Elvale väga olulise sümboolikaga, mis jääb ilmselt aastakümneteks, et mingil juhul ei tohiks kiirustades otsuseid vastu võtta ja mingeid huvigruppe läbi mõtta, et mina paneks seda. Eiki ja
tegelikult noh, miks see asi nii suhteliselt kiiresti läks ja muidugi võib ju arutada selle üle, et selle käbi võiks hoopis kuhugi mujal linnaruumi panna, et antud juhul oli see idee ikkagi ühe osana sellest ringteest ja Elva linna ühest kõige suuremast sissesõidust. Nagu Anne Rudanovski ka ütles, et see annab sissesõitvatele inimestele esmamulje. Teisest küljest ringtee ehitamise tähtaeg on teatavasti 15. juuni ja eelmine linnavalitsus tegi kõik selleks, et kui see ringtee saab valmis, siis ta saab lõplikult valmis kogu oma ilus ja komplekssuses. Kui nüüd täna hästi pikalt hakata nüüd arutama, nagu ma eelmisest Elva Postipoisist linnapea kommentaare lugesin selle kohta, et ilmselt hakatakse arutama ka haljastuse poole üle, siis mul on siiralt kahju, kui juulikuus toimuvate suursündmuste ajal on Elva pea sissepääsul mingi poolik songermaa, et sellest oleks nagu tõsiselt kahju. Kui haljastusest rääkida, siis see on nagu veel eraldi maksumus, aga täna tahaksime käbist rääkida. Tegelikult ju küsimus ongi selles, et kas see linnapea soov on kaasata suurem huvigrupp linna haljastuse või siis vaatamise väärtuste arutellu tulevaste, et ma arvan, et siin ei ole ju mitte midagi tegelikult paha, et tegelikult nagu oli ka näha, et ega valinikel ei olegi ju konkreetse käbi vastu mitte midagi, et pigem on küsimus selles, et kas avalikust seda rohkem teavitada ja kurssi viia ja äkki on veel mingisuguseid ideid ja nii edasi, et aga kui esmaspäeval on meil juba komisjoni koosolek, kes seda ka vajadusel arutada saab, et võib-olla tuleb sealt väga positiivne tagasiside ja kõik, et sealt edasi mingi. August ka. Ma tahaks ka paari sõnaga selle käbi kohta rääkida, kui tänase päevaga on küll lõpnud see talihooldus, aga me paneme selle ilusa käbi üles ja me räägime 10 aastaks. No 20 aastaks, siis ma hakkan kui majanduslikult uurima. Number 1, kui keegi öösel ta üle sõidab sealt. Ei ole ühtegi ringi, kus ei ole joodikud üle pannud. Number 1, kus hakkab seda siin vastutama, ei ole uuesti. Number 2, kus me saame mingisuguse väärik, mis peab metalliga 10 aastat, mis igal talvel saab võib-olla üle päevi soola. Mis haljastuse me sinna paneme, kui me paneme sinna mingi puukesed, siis need ju järgmist kevadet ei näe. Kui me midagi elus teeme, siis mõtleme natukene, teeme paar male käiku ja vaatame. Mis sellest on? Keegi ole ütlen siin volikogus selle vastu, et see käbi ei ole ilus. Aga kuhu teda pannakse? Ja kuna sina, Eiki, olid ise metallimees olnud, siis vaata see 10 000. Ma arvan, et äkki sina, Eiki, juvana keevitaja värgit ja sulle kunagi siigiküti keevitasid, võib-olla teed 5000 päeva. Ehk nüüd on vaba aega peal, mis me maksame 10. Vaba aega on palju, vabad teed. Aga ma lihtsalt kommenteerin siin, et üks asi on see, et kõige selle nii soola kui muu selle ringteel oleva asja peale on mõeldud. Sellele on mõelnud väga tõsiselt linnaaednik, kes on planeerinud seda võimalikku haljastust ja valinud ka neid taimi, mida ta on plaaninud sinna istutada. Ja see käbi iseenesest otseselt soolaga kindlasti kokku puutuma ei hakka. Ja see käbi on tegelikult praeguse kunstikooli pakkumises, mis teebki selle käbiga veidi kallimaks, on see, et ta on tervikuna kuumtsingitud, terve see käbi. Et kindlasti tema eluiga on rohkem kui 10, 20 või isegi 30 aastat. Aga nii et selle koha pealt ma ei vaidleks. Midagi mul sõnu veel. Margus Ivas, palun. Jah, mul on küsimus. Siit praegu jooksis jutu seest läbi üks päris konkreetne kuupäev. See oli 15 juuni, kui ma õieti mäletan, siis nii see on, aga ma võib-olla oli 10. Ma lihtsalt tahtsingi, kas see on 15 või see on 10? Vaata leping. Jaa, okei, ma vaatan jälle. Mingisugune ülevaade, ma usun, et praegu ka suvel linna peal on, kas need tööd on seal graafikus ja kas need tähtajad, mis on nagu lepingusse saanud, on reaalsed või läheb seal midagi lohisema üle?
Tähendab, seal on praegust natukene maasgraafikus, kuna tööde algus viibis tehniliste probleemide tõttu, aga ehitaja on lubanud endast parima anda ja igal juhul 10. all on see valmis. Okei, aitäh. Paneks selle käbi teema lukku äkki. Pange see käbi, kui mul ka ühe teema, kui juba lähevad ja kõik asjad. Mul on edasi, mul on järgmise. Jah, et läheks järgmise teemaga. Mul on selle käbi lõpetuseks veel ikkagi lihtsalt Eevale võib-olla natukene lihtsalt julgustuseks, et ega kui lõppkokkuvõttes me hakkame, loomulikult tuleb avalikustada ja rahvad arutada, kuskil on nagu piir. Et ütleme, et me nüüd avalikustame selle käbi, ütleme, tegemise sinna. Ja komisjon ütleb, et teeme, volikogu ütleb ka teeme, aga siis, kui me paneme üle, siis hakkab Facebookis, ma olen 100% kindel, et hakkavad tulema, mis te tegite, mis kellegi pole räägitud, et selles mõttes ei ole mõtet nagu väga tõsiselt neid Facebooki ja igasuguseid kommentaare võtta. Facebooki kommentaaridele. Siis me jookseme nagu kinni. Minu ettepanek ongi maakomisjonile kaasata spetsialiste, kes oskavadki konkreetselt selle kohta rääkida. Mina ei tugine Facebooki kommentaaridele, võib-olla teie tuginete. Et me nagu ei usalda kunstikooli inimeste nagu maitset ja kogemusi. Mina usaldan need küll, aga ma olen rääkinud teiste spetsialistidega, kellel on natuke teistsugused nägemused. Kunstis on alati maitse küsimus, nagu keegi ütles. Okei, ühesõnaga... Asi pole käbis, käbi on täiesti okei. Linnaga tahab ühesõnaga kindlust, et see käbi sinna sobib, ta soovib, et see komisjon läbi arutab ja jumala pärast väga hea juht, kui inimesed saavad arutada. Et läheme edasi, et mis see teeb? Ühesõnaga komisjon on esmaspäeval ja ja tegelikult on, kes tahavad käbi teemal arutleda, siis on see komisjon ja kohtutada mõndult laiendatud koosseisud. Loodetavast inimesi, keda ma tahaks näha uue komisjoni koosseisud, aga keda täna tehnilistel põhjustel ei saanud sinna hääletada. Korra selle vahele veel enne, kui nüüd juba laiale riigi läks, siis tegelikult ega sellega ka enam väga mägede taga ei ole. Mäletate, paar volikogu tagasi käisin Aivarmäe ja... Mul tulevad. Ühesõnaga teemad tulevad. Ja kõigile volinikele veel meelde tuletused, et kõik volinikud saavad osaleda kõikides komisjonides luba küsimata. Et võib alati kohale minna, ei saa lihtsalt hääletada. Läheksid edasi. Jah, läheme edasi. Et Leelo Suit, Kultuurikeskuse Sinilind direktor võttis minuga siin mõni aeg tagasi ühendust, et laululava on väga-väga halvas seisus. Ja meil on tulemas väga suured kontserdid, alustades siis sellest laupäevast, kui mudilased siia saabuvad ja suvel tiplevad Suusi Quattroga ja Francis Koiaga. Et sai siis... küsitud pakkumised, et mis see laululava seinte renoveerimine võiks siis maksma minna, siin praegust on need numbrid teil siis seina peal ja omalt poolt ma tegin Leelole veel ettepaneku, kui ma käisin vaatamas seda laululava olukorda, et trepid, betoonist trepid, mis on siis esinejatele, mis on seal lagunenud, seal ei ole neid väga palju ja siin on näha siis ka, mis see maksumus on, et sellised tööd tuleks ära teha. Siin mõningad pildid siis, mis olukord seal praegu on, nii et see krohv seal pudeneb maha ja kukub maha ja seal ei ole vist aastaid, eks ju? Ei, no, sa oskad ise kommenteerida? Iga aasta me teeme põlve otsas auke, aga kliimat arvestades ei ole need aukude kõrval tekib järgmine aasta uued augud, nii et me oleme näpu otsas iga aasta teinud, värvinud, krohvinud. Aga see on kõik näpu otsas, aga seoses sellega, et nüüd on see fassaadi tegemine noortekeskuses, et siis tekkis mõte, kuna on linnas spetsialistid, et ehk saab ühendada jõud ja raha poolt. Et selline informatsioon, et need tööd on vaja ära teha ja selle nädalal saavad trepid korda järgmisest nädalast ja on siis krohvi teema. Aga lisaks sellele tekkisid siin ka mõtted, et seda on ka aastaid jälle vaja arutatud, et seal on taga see ilus WC või kemmert või kuidas te soovite. Praegu on kemmert ikka. No, et sinule kui tuleviku mehele ka, et üks teema on see, et me värvime ta selliseks nagu laulväljaku tagune on. Et see on nagu kiire operatsioon, et natuke ka ilustaks. Aga tuleviku
teeme uue kemmeriku. jah, on üks versioon ja teine variant on see, et selle tulevikuga või noh, selle tulevikuga on ka mitu variante, aga tuleb sinuga koos arutama. Okei, see oli siis laululava kohta informatsioon. Ja siis laekunud taotlused, mis on haridus- ja kultuurikomisjoni teema. Et Eesti Naislaulu Seltsi taotlus 2000 € Ants Söödi mälestusmärgi püstitamiseks. Siis laekus Revaal- ja tantsukooli taotlus 700 €. See on laste tantsu spordivõistlussarja tähtede turniir 30. mail. Ja siis niisugune väiksem taotlus ansambli Mis Sest taotlus 60 €, mis on üritus muusika kevadest suvesse 31. mail. Need ma suunan edasi haridus- ja kultuurikomisjoni, et saaksid arutada seda. Aga sellega on kiire, eks ju, et Revaal- ja tantsukooli taotlus 30. mail toimub see. Katrin Kruusega ma rääkisin, ta täiendas seda taotlust, see oli juba varasemalt, siis ma ei tea, aprilli lõpus Toomas Järveojale suunatud, aga ma palusin, et ta kirjutas rahti rohkem, mida see endast tähendab, eelarve, et ma selle siis edastan Aare sulle. Ja see on selline, ütleme siis üle-eestiline võistlus. No, kunagi on olnud ka. Kunagi me tegime ikkagi karikaetappe, see ei ole, see on alguse nagu proov, mis jääks Elvasse regulaarselt ja see on eelkooliealiste võistlustantsuturniir, see on esimest korda siis nagu sellisel kujul, aga see jääks nagu jah siis, kui hästi õnnestud perioodiliseks ja siin juba on seal ka nii kaastööline. Aga ta ei ole see täiskasvanute võistlusturniir. Ja siis Naislaulu Seltsi taotlusse 2000 €, ma ei tea, Leelo, kas on Leelole mis küsimusi selles osas veel, et seda mul oleks nagu täpsustusi küll sellest. Jah, palun Fred. Et hästi teretulnud oli Aivar Mäe selline initsiatiiv ise midagi Elvasse teha. Küll aga ma juhiks tähelepanu sellele, et kõik nüansid, detailid tuleks seal läbi mõelda. Tõepoolest, nagu Rein Kuresoo viitas, et kuidas seal WC küsimus on lahendatud, kui laulaväljakul WC-d ei ole, siis võib skulptuur hakata WC-d asendama ja kuidas seal on haljastus ümber ja kuidas seal lullepudeli klappi kohtiga selle. Et me ei teeks jumala eest midagi sellist, mis ei toimiks hästi. Lihtsalt juhin tähelepanu. Aitäh, Peeter. Ma tahtsin küsida veel, et see struktuuri esitus oli jah tõesti väga ilus, aga kas kellegi meeles, et see 200 000 läheb siis, 2000 läheb siis taotlevalt Elvata, aga palju see kogu maksumus? 17 000. Okei. Koos korraldamisega mitte ainult puhta selles mälestusmärk. Jah, et vaat ma palusin ka, et eelarved nagu rohkem välja tuua. Ma püüan kätte selle eelarve saada, aga ma olin paar päeva kuustusega, ei ole saanud ega tegelikult seda. Ja kui ma õieti mäletan, siis 17 000 on ikkagi mälestusmärk. Ei, selles taotluses oli kirjas, et ürituse korraldamine ja mälestusmärk ja maksumus 17 000. Et ei olnud puhtalt mälestusmärk. Okei. No korraldame me koos selle Sinilinnuga, et sinna korralduskuludeks midagi erilist ei lähe ja see on nagu Sinilinnu poolne ka, aga võib lisanduda, mida mina ei tea kindlasti, on need eeltööd, mida Kalev kõik tunneb ja teab, et seal me käisime vahepeal vaatamas, et seal on mingid tööd on natuke vaja tasandada, natuke vaja seal midagi paigaldada alla või selliseid võtsi selle võib-olla valguse suunamisega või mis iganes. Aitäh, kas on veel linna peale küsimusi? Rein Aabi. Et jagata suuri rahasid siin praegu, aga Eva, kas kaamerate peal on mõeldud, et nad saavad ikka nüüd... Ringristmiku pead silmas. Kuidas? Kas sa pead ringristmiku silmas? Ja selle projekti sees on laenurahadega circa 4000 € kaameratena. 3 kohta? Ei, praegu, jah, tähendab kõik 3 kaamerat, nii nagu maakomisjonis on otsustatud, see on see. Aitäh, veel küsimus. Palun? Juba laululavast jutt läks, siis mind on aastaid nagu kummastanud, et miks laululava on pimeda ajal valgustamata, et nii tähtis linnaobjekt ja see
Kellele see küsimus on? Noh, linnavalitsusele. Ma arvan, et siis võiks sinna suunata. Noh, jah. Valgus on seal olemas, aga ta on seotud selle järve ümbruse valgusega, lülitub siis, kui lülitub, siis need prožektorid, mis on seal kaare all, noh, need on nagu tule eile meile ja selleks ei ole jõudu ja eelarvet olnud ja see, mis üleval on, see valgustus, see on ka lülitatav lauluväljaku alt ürituste ajaks. Et kui tühid teostatakse, Margus Ivask, palun. Mõistlik monetada. Ja, et ma võib-olla sellise kiire kommentaari ütleks, et kui siin on praegu olnud arutelul see, et sellist 3 suuremat projekti, mis on nagu prioriteetsed, siis päris kindlasti neid projekte tegelikult sama kaaluga on oluliselt rohkem ja laululava kindlasti on üks selliseid, mis tuleb korda saada, et siin ühelt poolt pressib peale nii-öelda tema ehitusaeg, ta on igapidi amortiseerunud. Et seal ei olegi võimalik midagi, on võimalik korraldada. Segan sulle korra sellega vahel, et ma palusin hiljuti Raul Simpsonit, kes on selle ehitaja. Palusin nagu see kirja, et mina ei oska seda ehituslikult nagu rääkida lahti, aga tema räägib mulle juba vähemalt 15 aastat, et kohe-kohe on see kokku. Raul teeb selle kirja lähiaegadel, et siis saate ka seda. Väga hea, et see on olemas mingi selline ehitusaudit, millele tuginedes, noh, meil tuleb mingi perioodi peale need kulud sisse nagu lugeda. Pluss selle terve teema. Jah, see praegune rajatis nagu jah, linnale au ei tee. Selle kohta mul on ka paar mingisugust mõtet olemas, paar sellist juttu ka, aga noh, nii juttu räägime siis, kui midagi konkreetsemat on. Aga jah, see on üks selline prioriteetne objekt, millele me silma peale paneme ja katsume mingit moodi sinna mingisuguse eelarve taha teha. Et võtta Jassenike kommentaariks, et siis kui nüüd natukene huumorit teha, siis kui Leilo viitab sellele, et on tõenäoliselt ka objekt, siis kujutage pilti, kui tore on siis, kus on meie Suusi esineb ja sellega midagi juhtub, et ehk kas sellel on tõetera sees, et seal võibki midagi? See Suusi esineb absoluutselt omal laval ja oma süsteemis, et see ei puudu kaart, aga kaare kohta nii palju, et seal kaare all elasid suviti teatud tegelased. Ma olen seal ise käinud neid otsimas. Seal on põletatud lõkked, seal on magatud, joodud ja need jätavad tasapisi omad jäljed, et sinna mina ei ole roninud veel seda kaart, aga mul on teatud mehed seal roninud ja üldse, et need lauad on seal teatud kohas, et kohe astud ja kohe kukud ja kui oli Straussi kuningriik, siis me riputasime sinna terve rida asju ja siis oli juba näha, et asjad hakkavad seal kukkuma. Et lisaks see, et ta ei ole esteetiliselt enam ilus, ta tahaks üle võõbata, mina olen rohkem võõpamisest rääkinud, aga ta on ka, aga kuna ma ei oska seda ehituslikult rääkida, siis ma palusin Rauli seda teha. Võõpamine on väga kallis. Jah, see on kallis, see on tõstuti töö, ma olen selle välja arvutanud ja ma tean neid 10 aasta taguseid hindasid ja selle tõttu ei ole see võimalik olnud. Ma võiks kohe kommenteerida, et tegelikult ei maksa nii õudu külvata, et eluohtlik ta kindlasti ei ole seal, et pähe ta kukkuma ei hakka, aga mis puudutab seda võõpamist, siis ega Leena on seda eelarvesse püüdnud suruda juba, ma ei tea, 3 või 4 aastat, et noh, minu isiklik seisukoht oli ka see, et ilmselt seda olemasolevat laudist võõbata pole mõtet, ega see laudis on oma aja ära elanud, seal oleks vaja täielikult uus laudis panna. Aga jah, kahjuks ei ole meie suutnud eelarvest seda raha leida ja kuna ta veel nii päris hädajuhus ei ole olnud, siis on teda kogu aeg aastakene jälle edasi lükatud. Kui sa juba paljudes asjades rääkisid, siis noortekeskus saab nüüd kohe valmis fassaadi poolelt ja me oleme alustanud sinna juba haljastuse teemaga, aga selleks ka eelarvest praegu raha ei ole ette nähtud, et haljastada see sealt korrektselt ja maja. Aga nagu Margus ütles, on laululava kindlasti prioriteet. Kas on veel küsimusi linna peale? Ei ole. Siis viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on volikogu esimees. Mul üks küsimus Eevale, et järgmise aasta eelarve tegemine hakkab juba käib või hakkab, et mis faasis nagu volinikke kaasatakse ja komisjoni liikmeid eelarve protsessi?
komisjoni liikmed kaasataksegi, meil ongi plaanis kutsuda kokku kõik komisjonid, nüüd on peateaduse juhid, ja tutvustadagi seda põhimõtet, kuidas me soovime edasi minna. Nii et see on nüüd juunikuus arvatavasti saab toimuma kohe.